Tervist, 1-1. Helimeeste värk, jah. Mina olen Harlet, olen Ugala teatri heli alajuht. Vabadan selle sahina pärast, mis sealt tagant tuleb. See on päris tüütu, ma kujutan ette. Loodan, et väga ajudele ei hakka, aga ma ei tea, mis see on, ausalt. Aga nüüd asja juurde. Kas me sellist Eestit tahtsimegi? See on minu tänase mõtteavalduse teema. Eestit, kus on korrumpeerunud ja ülbed poliitikud, ahned ettevõtjad, laisad ja vriisevad kodanikud, kus valitseb halli massi toitev kultuuriloome ja nii edasi. Kui ma nii küsiksin, siis peaksin ma küsimuse ümber vormistama. Teemaks oleks, kas me sellist maailma tahtsimegi. Enamus minu elatud elust on veedetud vabal kodumaal, kuid olen tänu oma lähedastele vägagi kursis sellega, milline elu valitses meil enne, kui minu mõistus hakkas vormuma analüüsivõimeliseks. Selle analüüsivõimelise elu jooksul Eesti Vabariigis olen ma kogenud üsna palju. Mida ma olen kogenud enda jaoks natuke liiga palju, on ving ja hala, pettumus ja viha ja nii edasi. Seda on kuidagi masendavalt palju. Seda harrastavad vanad, noored, naabrid ja sugulased, õpetajad ja õpilased, ülemused ja alluvad, rääkimata avalikust ruumist. Seda harrastan ka seesama analüüsivõimeline mina. Sestap küsingi endalt seda, kas me sellist Eestit tahtsimegi küsimust aeg-ajalt taas. Ja nüüd küsin siin teie ees ja teie käest ka. Kas me tahtsime sellist Eestit, kus kohas on võimalik Viljandist Veneetsiasse hääletada nii, et kogu selle teekonna jooksul ei küsita sinult ühtegi korda dokumente? Kas me tahtsime sellist Eestit, kus sa võid luua laulu, luuletuse, novelli või kas või romaani sellest, millised ketserid ja tropid meil võimul on, ja sind ei panda sellest seina äärde, vaid sulle isegi vastatakse äkki argumenteeritult. Nii, kus me nüüd? Kas me tahtsime sellist Eestit, kus 30-ndatel sündinud Alla, Valentina ja Ekaterina ütlevad, et neile meeldib siin ja nad ei taha kuskil mujal elada kui Eestis? Kas me tahtsime sellist Eestit, mis on hinnatud oma pärimuskultuuri populaarsuse ja väärtustamise poolest teiseks Euroopas, esimene on Iirimaa? Kas me tahtsime sellist Eestit, kus poliitikud on olnud nii tublid, et meie riigivõlg on 9,6% sisemajanduse koguproduktist, mis on konkurentsitult Euroopa väikseim. Järgmine on Bulgaaria, 18,2%, ja Euroopa keskmine on 80%. Ning siis viimasest vastu võetud Euroopa Liidu eelarves saab Eesti muideks järgmiseks 6 aastaks uuteks investeeringuteks kõige rohkem raha kõikidest riikidest. Euroopa riikidest. Kas me tahtsime sellist Eestit, kellelt küsivad IT vallas nõu Hiina ja Ameerika? Kas me tahtsime sellist Eestit, kus on rohkem kui 50 toimivat muusikafestivali aastas? See on laias laastus rohkem kui 1 nädalas tegelikult. Kas me tahtsime sellist Eestit, kus meie president ütleb häbenemata, et ta fännab Sex Pistolsit? Okei, ma praegu rohkem ei küsigi. Igatahes mina olen üsna vaimustunud sellest asjast. Et kindlasti, kui ma kuulen taas mõnest rahastamiskandaalist või mingist muust debiilsusest või kui ma mõtlen projektipõhisele kultuuriloomele, mis on pärast sõimusõna, et siis ma kindlasti ahetan, et kas me sellist kuradi me Eestit tahtsimegi. Aga siis loen 10 ja küsin uuesti. Sest mulle ikkagi meeldib mõelda häid mõtteid ka. Et loomulikult selle kõige halva vastu on vaja võidelda ja peabki võitlema, et see oleks veel parem. Aga vingumine on ikka paganama tüütu. Ja siis küsige nüüd teie. Küsige ise enda käest. Ja ärge unustage vastata.